Kui sa oled loonud endale Salon Life'i konto ja juba ka esimese tiiru näiteks kalendri ja muudel lehtedel ära teinud, siis on õige aeg alustada nüüd ka oma konto seadistamist ja kõige parem koht, kust algust teha, on just sinu töötaja profiil. Nii et selle jaoks tulegi Salon Life'is nüüd kalendrilehelt liigume ülemenüüst rakenduste lehele, kus siis kõik sinu salongi konto seadistamised ja erinevad funktsioonid ka siis ennast peidavad ja siit rakenduste lehelt on näha kohe teisel real töötajate leht. Nii et lähme siia töötajate lehele ja valime näiteks omaenda profiili. Nüüd esimene asi, mis ma sul kindlasti teha soovitan, on lisada ka endast profiilipilt. Nii et kui kliendid, näiteks oletame, et sa kasutad ka online broneerimist ja kliendid hakkavad sinu juurde aega broneerima, siis nad ka näevad, kelle juurde nad täpsemalt tulevad. Ja profiilipildi lisamiseks lihtsalt kliki siia halli kujukese peale ja saadki juba siis endal arvutist või mõnest muust nutiseadmest sobiliku pildi valida, seda natukene siin kohendada, sättida ja siis ka juba oma profiilile salvestada. Ja pärast profiilipildi salvestamist saad edasi liikuda siit menüüst näiteks teenuste lehele, kus sa saad siis muuta näiteks mõne teenuse ütleme siis kestust või ka hinda ehk eriti kasuks tuleb see sellisel juhul, kui sul toimetab salongis veel töötajaid, kes Salon Life'i kasutavad, siis teil kõigil saavad olla personaalsed teenused, personaalsed hinnad ja ajakulud. Nii et see on see koht, kus tegelikult saad tulla, mõne näiteks teenuse sisse või välja lülitada ja siis juba see kõik kenasti salvestub ka sinu profiilile. Ja sinu teenuste või sinu töötaja profiili viimane nupp on seaded, kus siis tegelikult leiad tohutult palju väga väärtuslikke seadeid nii näiteks kalendri kohta, ehk sa saad paika panna oma baastöö graafiku, mis kellani sa peamiselt näiteks tööd teed, et kui sa kalendrist ka uue päeva aktiveerid, siis automaatselt olekski just nende kindlate kellaaegadega sul seal see tööpäev avatud. Ja lisaks kalendri funktsioonidele ja seadetele saad siit paika panna ka online broneerimise seaded. Nagu näha, neid on tohutult palju ja see annab just sulle selle kindluse ja kontrolli, et need juhtohjad on just alati sinu käes. Ja mainin taaskord, kõik need seaded on personaalsed, nii et isegi kui sinu salongis toimetab veel töötajaid ja on tegu suure salongiga, siis igal töötajal saavad olla enda isiklikud eelistused ja seadistused. Nagu näiteks saad lisada nii online broneerimise salakoodi, et saadki vastu võtta näiteks enda püsikliente, kellel on teatud salakood, või saad üldse otsustada, kas pakud online broneerimist või mitte. Ja nagu näha, siis online broneerimise kalendriseadistuste poolt on tõesti mitmeid erinevaid funktsioone, kas või näiteks see, et kui pikalt ette saavad kliendid sinu juurde aegu broneerida või mis on selline broneeringu etteteatamise aeg, millega sa oled üldse valmis kliente vastu võtma online'ist. Nii et ilma üldse pikemalt peatumata praegu näitan need funktsioonid sul siin üle, aga tegelikult on meil ka rakenduste ja õppevideote lehel on olemas siis juba täpsemad juhised ja klipid iga funktsiooni kohta eraldi, et mida need endast kujutavad ja kuidas sina saaksid just enda salongile need kõige paremini valmis sättida. Ja kindlasti soovitan kirja panna ka näiteks töötaja kirjelduse, et mida klient siis ka näiteks näeb, kui ta online'ist sulle aega broneerib, võib-olla mõni tore tsitaat võib-olla isegi siia lisada või lihtsalt kirjeldus sinu varasemast tööstaažist ja kogemusest. Ja lisaks siis online broneerimise seadetele on siin seadete lehel olemas ka personaalsed teavituse seaded siis juba näiteks selle kohta, et kuidas sa ise soovid uute broneeringute kohta teavitusi saada ja nii edasi. Aga nagu mainisin, siis iga funktsiooni kohta siin lehel on ka eraldi õppevideod olemas, nii et kui sa hakkad seadistama ja tekib küsimusi, siis kindlasti vaata need videod üle ja usu mind, hätta sa kindlasti jää, sest kõik on väga-väga lihtne tegelikult. Aga juhuslikult, kui sa ei ole ainukene ilutegija oma salongis, vaid sul on teisi kolleege, kes samamoodi sooviksid Salon Life'i hakata kasutama, siis sul on võimalus lisada ka mõni uus töötaja profiil siia, ehk selle jaoks saadki klikkida lisa uus nupule ja siit siis juba validagi, millise töötaja olemusega tegu on. Kas tegu on puhtalt administraatoriga, kes ise iluteenuseid ei osuta või tegu on reaalse ilutegijaga ja saadki siis juba siit valida, mitu töötaja profiili lisada Salon Life'i kontosse soovid. Paremal pool näed ka ära siis, et kui palju see sulle antud hetkel maksma läheb. Kui tegu on alles prooviperioodiga, siis on sulle täiesti tasuta, aga kui juba prooviperiood lõpeb ja
ja nii-öelda jätkate kõik koos Salon Life'i kasutamist sama mugavalt, siis juba näed ka siit tegelikult ära järgmise perioodi hinna. Aga antud juhul praegu valimegi näiteks uue töötaja siia, klikime vormistama ja seejärel juba tekibki uus töötaja profiil, mis tuleb ka kindlasti valmis seadistada. Ehk sellisel juhul klikimegi seadista, saame siia kirja panna oma kolleegi nime, näiteks mina panen enda kolleegi nime siia ja kindlasti paneme kirja ka siis meiliaadressi, kuhu talle saata salongiga liitumiskutse, samuti ka telefoninumber, hetkel näidisena panen siia lihtsalt ühe numbrirea ja kindlasti pane tähele, et siin oleks olemas ka linnukene, et töötajale läheks e-mailile liitumiskutse. Klikime loo ja nüüd ongi uus töötaja profiil lisatud. Meie kolleegile Veronikale siis antud juhul on läinud e-maili peale sinu salongiga liitumise kutse, ta saab selle kutse vastu võtta ja igal töötajal on isiklikud sisselogimisandmed ehk ta logib Salon Life'i sisse oma meiliaadressiga, oma parooliga ja siis juba, kui ta maandub sinu Salon Life'i kontos või sinu salongi Salon Life'i kontos, siis nüüd ka näiteks kalendrilehel siin navigeerimisriba peal kõige parempoolse nupp, kus on hetkel kirjas sinu nimi, siis tegelikult nüüd on näha, et siin on ka uue töötaja nimi, nii et sul on võimalus siis siit juba vaadata näiteks mitme töötaja kalendrit kõrvuti, vaadata, kes mis päeviti tööd teeb, mis on erinevad broneeringud kellelgi ja saate teineteist Salon Life'i kasutamisel kenasti siis abistada. Nii et selline see töötaja profiili loomine välja näeb ja samuti, kui sa näiteks oled salongi omanik ja võib-olla soovid mõne töötaja ütleme siis liikumisi siin Salon Life'is pisut piirata, näiteks sa võib-olla ei soovi, et ta saaks külastada statistikalehte ja näha salongi käibenumbreid, siis sinul salongi omanikuna on võimalus ka eriõiguste lehelt siis selle töötaja puhul mõni leht ja funktsioon siis näiteks välja lülitada. Nii et selline personaliseerimise võimalus on samuti olemas. Nii põhjalik, nii personaalne ja nii lihtne see Salon Life'i töötaja profiilide seadistamine välja näebki.